Nii ja samal ajal, kui meie masina valik on siin uuenenud ka Margus Leesmaa poja Karl Leesmaa võistluskardiga, siis saame tuttavaks ühe väga laheda väikse mupsu Jarise või Jarruga, nagu mulle meeldib seda kutsuda. Ja Miku beebid on, et Mikk, räägi üldse, mis see V1600 klass on? V1600 on siis Eesti ja Balti ringraja meistrivõistluste sari, et see auto on siis selle reegli järgi tehtud. Ja iseenesest on olemus selline, et võimalikult odava raha eest saada võimalikult kiire auto. Et auto on küll suhteliselt standard, mootorit ei tohi muuta, edrustuse elemente kui selliseid ei tohi muuta, amordid on vabad. Aga mis siis ära võib vahetada on sillapuksid, mis teeb ta siukseks väga meeldivalt jäigaks ja kuulab hästi sõna. Ja lisaks veel see, et ta kaalub 950 kilo, mis teeb ta väga lõbusaks. No tükk aega ju seda klassi Baltikatel ei olnud, et ma saan aru, et see on sellest aastast uuesti. No ta tegelikult oli olemas, aga ta oli tehtud meil soomlaste reegli koopia. Soomlaste reegel võtab nagu tehase andmetel määrab autole siis tühimassi, mille tulemusena olid mingid kindlad automargid hästi eelistatud. Näiteks täna on Soomes kõige edukam auto Toyota Auris aastast 2020, et siuksed asjad ajavad sarja kalliks. Ja sellepärast ei läinud ta ka meil siin väga käima, aga nüüd, kui tehti reegli muudatus, kus võetakse auto reaalne võimsus dünost endist siis ühes kindlas riias, ja selle järgi see arvutatakse miinimumkaal, siis see klass nagu läks vähe paremasse seisu. Täna oli esimesel etapil oli meil 10 autot. Ma usun, et järgmisel etapil on juba 2-3 jälle juures, et tundub, et kasvab edukalt. Ja tegu on ju sellise sarjaga, et nagu ka meie sarjas saavad mõned kartide pealt sellele masinale ja ongi ju selline klass, kus sõidad kardiga, otsid seda järgmist sammu ja see on midagi, mille poole vaadata. Ja see on kindlasti nagu kardist tulekuks väga hea auto, et ta on, kuna ta on väike ja kerge, siis ta käitub sarnaselt kardile, et kui me võtame mingid suuremad kereautoklassid, siis nendega on nagu hoopis teistmoodi juba sõita. See üleminek on väga järsk ja võib-olla kardi inimestele raske. No siin on ju hea näide sellest, et sinu praegune sõitja, RS Partsi sõitja, siis Ragnar Simuland, kes on 16-aastane kardi pealt tulnud ja ma mäletan, sa rääkisidki, et ta proovis BMW 325 ja seda ja siis see oli nagu palju meeldivam. Ja ta ütles, et selle autoga on palju funnim sõita, et reageerib kiiresti, et mitte midagi paha ütlemata BMW kapi kohta, mis on ka väga vinge võidusõit, et seal on nagu, kui sa tahad Baltikumi sporti teha, siis BMW kapp on see, mis on kõige tihedama konkurentsiga. Aga ta ütles, et BMW on ikkagi nagu sarnaneb rohkem tänavasõiduautole, see oma olemuselt on rohkem võidusõiduauto isegi. No ja võidusõit ju läheb hästi, et hooaeg on alanud edukalt 2 võiduga, et mis RS Partsi plaanid sellel aastal üldse on? Ütleme nii, et Ragnariga tahaks ikkagi, kui algus oli hea, siis võiduka lõpuni ja võita kõik, mis võit annab. Et loodan, et ära ei sõnu. Ja teine osa on ikkagi meeskonnast, et meil siis sõidab Pavel Peskrovnoi sõidab BMW kappi. Tal on ka tegelikult täiesti hea kiirus olemas, et temaga loodaks tänavu aasta poodiumile saada. Ja siis, mis minu suurem eesmärk on ikkagi ringrajasõidu populariseerimine. Et tahaks, et järgmine aasta oleks neid Jariseid mitte 1, vaid näiteks 3. Kus neid Jariseid praegu leiab? Et ma saan aru, et Eestis on neid kaunis vähe. Eestis on neid küllalt vähe ja siin Eestis on see suur sõber Talv ja Sool, mis sööb Jariseid hisuga. Aga see konkreetne auto on ka toodud Itaaliast, et Itaalias on ikkagi olud paremad, et kered säilivad. Aga autot ehitades, kui keegi mõtleb selle peale, siis tegelikult ei pea võtma just Jarist T-sporti. Sa võid võtta ka tavalise Jarise ja sellest siis ehitada, aga sa pead panema sinna siis Jarist T-spordi käigukasti leidma, Jarist T-spordi mootori leidma. Et sellega nagu tuleb see ehitamine läheb natukene lihtsamaks või odavamaks. No igal juhul väga loodan, et ringrada muutub populaarsemaks ja sellise pilli põhjal muutub, sest mul on juba tekkinud täielik kinnisidee ja väga lahe saab olema näha, et kes meie sarja võitjatest seda proovida saavad. Ja
loomulikult peab ka küsima, et kuidas endal täna, ma eeldan üle mõne aja hobikardivõistlusel osaleda? Hobikardivõistlusel osalesin, ma arvan, 10 aastat tagasi või? Et ma ütlen, et igal alal on oma spetsiifika ja seda ka hobikardis, et kindlasti oleks kõvasti vaja trenni teha hobikardiga, et kuhugi jõuda. Ja tase on küllalt kõrge, et ma ei olnud kõige kiiremas sõidus ja mul oli ikkagi väga raske. Aga loodame, et järgmine kord läheb paremini. Kindla peale ja ma arvan, et väga hästi hakkab praegu minema ühel isikul, kelle me kohe ütleme välja, aga praegu siis teed ise paar poognat. Ja edu sulle ja suured tähed oled siia tulnud.